Aitäh. Märt Sults, palun. Aitäh, härra esimees ja härra rahanduskomisjoni esimees. Te väitsite enne minu küsimusele, et mitte mingit monopoliseerimist ei toimu, aga siis samal ajal oma selles samas vastuses te väitsite seda, et võib-olla on veel Eestis kuskil 2 kindlustusseltsi, ülejäänud kindlustusseltsid on väliskapitali peal. Eesti kapitalil 2. Eesti kapitalil on 2 tükki, aga see on ju totaalne monopoli loomine, tähendab, et Eesti kapitalil põhinevad kindlustusseltsid välja süüa direktiividega turult ja järele jäävad ainult väliskapitalil põhinevad kindlustusseltsid. See on ju läbi näha, see paistab läbi. Palun lükake mu väide ümber ja tehke mind õnnelikuks, et nagu Randberg, et ma saaksin öösi magada, et see nii ei ole. Aitäh. Aitäh. Ma arvan, see paralleel siin pangandussektoriga on ilmselt kohane, et ka kindlustusseltside turg on rahvusvaheline ja nagu ma ka ütlesin, mis on selle seaduse eesmärk. Selle seaduse eesmärk on see, et tarbijal teil oleks kindlus tunne selles, et üks või teine kindlustusselts ei lähe pankrotti. Selleks riik omakorda teeb piisavalt hea regulatsiooni, kapitalinõuete, läbipaistvuse, ettevõtete juhtimise, erinevate kriteeriumite kohta, et seda olukorda tagada. See, et see eelnõu kuidagi peaks olema suunatud Eesti kapitalil põhinevate ettevõtete vastu, siis ma sellega kindlasti ei nõustu. Aitäh.